Tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas statistiliselt hinnata objektide kogust, mida ei ole lihtne kokku lugeda. Meil on siin seina peal hunnik punkte. Ja meil on vaja teada, palju neid siin on. Üks variant on kõik ükshaaval kokku lugeda, aga see nõuab väga palju aega. Palju lihtsam on kokku lugeda mingi konkreetne ala ning seejärel hinnata, kui palju neid võiks olla suurel alal. Kõigepealt mõõdame ära, kui suur on meie punktide ala. Laiusest on ta 110 sentimeetrit. Paneme sellega kirja, et meelest ära ei läheks. 110. Nüüd mõõdame punktidega kaetud ala kõrguse. Punktidega kaetud ala kõrguseks on 78 sentimeetrit. Paneme ka selle kirja. Nüüd loeme kokku, kui palju punkte asub ühel konkreetsel alal. Märgime kõigepealt kaardile 20 korda 20 sentimeetrit ruudu. Ruudu valimisel on oluline, et sinna sisse jääks ühtlaselt punkte. See tähendab seda, et kui me näeme, et mingis osas on rohkem punkte kui mujal, siis me ei tohiks seda võtta oma valimiks. Me peaksime võtma võimalikult ühtlaselt jaotunud valimi. Ning nüüd loeme kokku, mitu punkti asub meie 20 korda 20 sentimeetrit ruudu sees. 1, 2, 3, 4, 5, 36, 37, 38, 39 ja 40. Siinkohal tuleb tähele panna, et punkte lugedes peame lugema sisse ka osad punktid, mis asuvad piiri peal, aga kindlasti mitte kõiki. Valida tuleks 2 piiri, üks horisontaal ja teine vertikaalteljes. Ehk antud juhul lugesime sisse kõik punktid, mis asusid ülemise ääre peal ning kõik punktid, mis asusid parempoolse ääre peal. Kokku saime 40 punkti. Paneme selle kirja. Ning nüüd tulebki leida, kui palju oleks punkte suurel alal. Selle jaoks leiame, kui palju punkte asuks ühel ruutsentimeetril ning seeläbi saame ka leida, kui palju punkte asub kogu paberil. Näeme, et selle punkti lugemise põhjal peaks kogu paberil olema 858 punkti. Proovime, kas see vastus on ka õige. Sisestan vastuse 858. Kontrollime. Ning vastus on õige. Tegelikult on siin paberil 900 punkti ning nad asetsevad niimoodi, et ühtepidi saame lugeda kokku 30 punkti ning ka teistpidi saame lugeda 30 punkti. Sellest ruudustikust on nad lihtsalt natukene suvalises suunas kõrvale tõstetud. Küll aga näeme, et meie hinnang oli piisavalt täpne, et jääda 5% vea piiri sisse. Saates nägime, et selle ülesandega kiputi kiirustama ning siin on väga oluline panna tähele, et kõik mõõtmised oleks piisavalt täpsed. Näiteks ei tohi me kiirustada suure ala mõõtmisega, sest juba mõne sentimeetrine eksimus võib tähendada juba mitmekümne punktilist eksimust lõppvastuses. Selliselt võib hinnata ka päriselus mitmeid suurusi. Olgu see siis bioloogialaboris bakterite arvukust või jalgpallivõistlustel publiku hulka.